see tänav ongi? Siin ta elas. Mingi sarm sellel alevil nagu on. Kolime ikka siia, Jüri? Siia pommiaukko või? Nälja teed. Mõtle, mis ma tõenäoliselt sellest veel arvaksid. See maja ongi. Kui armas. See on erakordne. Ta enda kujundatud. Tšau! Tere! Samal ajal juhtima. No, tšau. Pole kaua näinud vennas. Kuidas siis läinud on? Alles matustel nägime. Õigus, kurat. Armas paps, rahu olgu ta hingel. Oota, mul on võti. Huvitav, et ämmi sellest varandusest ei hoolinud. Ei tea, palju sellest üldse väärtust on. Kus sa jooksed? Milline ainulaadne sügav must põhitoon. Samasugused ruudud nagu Ray Charlesi 84. aasta pintsakul. Sellest saigi mu moemaitse alguse. Terve mu maailm algas siis, kui isa seda esimest korda 20 aastat tagasi kandis. Seda ülikonda sa kandsidki, paps, kui ma 7-aastane olin ja sa mind esimest korda oma töökaaslaste peole kaasa võtsid. Nad tõesti jumaldasid sind. Kõik need aastad olen ma sind kasetsenud. Nüüd on minu kord ülikonda kanda. No Jüri, leidsid midagi? No, eks ma vaatan see ringi. Küll ma midagi ikka leian. Tõnis, vaata. Äialegi teisest toast palju maale. Tundub, et Tõnis on ka sama asja järel. Miks küll see boheemlane papsi kallist ülikonda tahab? Jaa, te uurige Marikaga kunstiosakonda. See on ju rohkem teie teema. Oi, Marika. No see ei saa küll nüüd õige olla. Sellel pole mingisugust kunstilist väärtust. See on ju puhta koopia ainult. Vii see minema. Vii see ära. Ma ei taha seda näha. Vii ära. Kõik. Oled kindel? Igatahes papsil oli kõike muud ka ju. Jüri tahab isa ülikonda. Jüri! Temasugusele kultuuritule inimesele sobiks ehk mõni ülehinnatud Gucci ülikond. Aga mitte see rariteet. Ei, tänan pakkumast, Jüri. Mida sa üldse siit tahad siis? Noh, miskit ikka tahaks, aga hetkel sooviks ühe tassikese kohvi. Oo, kui hea idee. Oo, kui kallis kohvipuru. Kusjuures ma ise helistan ka kallimaid kohvibrände. Pole mõtet ju mingit odavat lurri juua. Võin need enne? Jüri, kohvipoorus ei peitu tema hinnas, vaid esteetilises kogemuses, mis ta ühele pärastlõunale annab. Lõpeta see teesklemine, Tõnis, kurat. Kui kohvi ainult ilu pärast juua, siis võib samasti sitta ka keeta ja seda vaadata, noh. Ops. Isa sellega ei nõustuks. Nõustuks küll. Ei nõustuks. Sa ei tundnudki isa. Sina ei mõistnud isa, Jüri. Mida sa? Kohv on valmis! Mul ei ole või? Jüri, sa ei joo ju kohvi, sa ainult suitseta. Ei suitseta. Kuhu minek? Tülitsete juba? Ei, Liis, me lihtsalt vennalikult siin arutame, mis kellele läheb. Kas ole, Tõnis? Ma palju ei taha. Ainult ühte asja. Meil Marikaga Jüri pole palju vaja, et ära elatuda. Mul on kõrini sellest teesklevast hipsterist. Isa võttis mind alati töökaaslaste pidudele kaasa. Mina väärin tema nime, mitte see kuradi lontrus. Vaadake, kui palju vintage riideid. Äial oli vist päris omapärane maitse. Omapärane? Mitte päris. Papp sai alati oma riided ju sõpradelt. Kingiti või soovitati. Mis asja? Isa ei saanud riided sõpradelt ju. Ta ostis alati enda maitse järgi ise. Ütle mulle, kallis Tõnis, miks sa arvad, et ema nendest riietest ei hoolinud, No ema... Kuule, sa isegi ütlesid ennem ka, et need maalid pole isegi originaalid.
Sorry, Tõnis, aga no paps lihtsalt ei olnud suur moefanant. kuidas see võimalik on? Noh, aga mida me lihtsalt mehed ikka sellest moest teame? Naised teavad seda ala paremini ju. kas ma olen terve elu olnud pime? midagi on valesti. Tekstuur on järsku iseloomutu, värv on tuhmunud, ruudud ei kuulu enam Ray Charlesile, vaid Jürile? see on äiaülikond. No aga kas ma ei meenuta teda siis või? Ülikond on väga kena, aga Äkki suurus on vale? Mis asja, mis kuradi suurus? ma saan aru, isa. Jürile ei sobi ka tahas. Ei tea, aga ülikond ise on väga kena. Las Tõnis proovib ka. Ka Ray Charles oli pime, aga ta kandis ikka maailma kõige kaunemaid ülikondi. Kui šikk. Näe, Tõnis on sama suurus. Marika, lähme. Ma sain kõik, mis meil vaja oli. Juba, ongi kõik. Jüri, sul on potentsiaali küll, aga see ülikond sul ei sobi. Võib-olla midagi 77. aastast. Erksamate värvidega. Jah, nägemist. Järgmise korrani siis. Tšau! Tõnis, ma tulen homme sinu juurde. Võtame natuke kohvi ja popsutame ja siis arutab seda asja veel. Comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see